Juhatuse liikme raportid. Väga põnev vaatamine. Tehinguid me teeme ikkagi ettevõtjaga, mitte ärikehaga. Ja seetõttu on väga oluline kindlasti üle vaadata, millega tegeleb see ettevõtja, juhatuse liige, mille on tema taust, mis tal on selja taha jäänud või ei ole ja milline on tema üleüldine finantsvõimekus. Alustame siis esmalt meedialehega. Võtsin siin Maria Rosina ette, tal on üks kiri tulnud. Ja ühesõnaga siin meedialehele siis kogunevad kõikide tema ettevõtete artiklid kokku. Ehk et nii peavoolumeedia, töötajate tehtud artiklid, kui siis ka töökuulutused ja nii edasi, nii edasi. Ehk et meedialehel siis saab juhatuse liige ise vaadata, mida temast meedias räägitakse, olla kursis sellega. Järgmine raport on siis juhi CV. Juhi CV ei ole siis kuskil CV-keskusest pärit informatsiooniallikas, elulookirjeldus, vaid tegemist on siis ettevõtja kronoloogiaga. Ja 2 nippi teile, et kui te näete sellist avatari, kus on siis punane mask ees, tegemist on siis variisikuga ehk rahvakeeli tankistiga. Ja teine on siis selline avatar, kus on siis peal ärikeelu kleeps ja siin on siis näha, et tegelikult aktiivseid seoseid on tal 2, et kuidas ärikeeluga inimene võib olla ettevõtluses, no seda peab juba siis riigi organisatsioonide käest küsima. Aga Lauri Hansberg ja juhi CV, et kui me siit liigume nüüd allapoole, siis on näha siin need ettevõtted, kus ta siis täna on juhatuses või on olnud, saate filtreerida ka erinevate nende moodulite alusel ja vasakul pool siis ka skoorid ja reitingud, et -4 miljonit maineskoor on ikkagi päris kõva sõna ja krediidiskoor siis on ka riskantne. Et juhatuse liikme krediidiskoor kujuneb kõikide temaga seotud ettevõtete krediidiskooride keskmisena. Ehk et kui mul on täna üks suur, uhke, edukas ettevõte, mis teeb ilusasti käivet ja kasumit, aga selle taha on 2 näiteks suurte võlgadega ettevõtet, siis minu kui juhatuse liikme krediidiskoor on piiripealne või siis problemaatiline või siis riskantne. Oleneb kõik siis nendest võlgnevuste ja vahekordadest. Ja siin siis on näha need Lauri ettevõtted ja ettevõtete juures on ka need sündmused, siis, mis on toimunud sel hetkel, kui juhatuse liige on olnud juhatuses. Ehk et aruande kohustus on täitmata, väga mugav äriregister sundkustutab ära, kui 2 aastat täis saab. See on näha, et võlgades ettevõtte juhatuse ostumine, eks ole, töötajaid ei ole või on väga vähe, isegi kui neid täna on, siis järgmine kvartal ilmselt enam mitte. Ja nii edasi ja nii edasi, et need firmad on siis kõik Lauri kätte läinud. Ja mu hiirel rullikan on siin üleval, et selleks, et sinna lõppu jõuda, võtaks ikka väga palju aega ja vaeva, et me seda kindlasti tegema ei hakka. Kuna Lauril endal töötajaid siin ei ole, siis ma võtan härra Rait Alliku ette positiivne näide siis. Et temal on siis kokku täna 22 ettevõtet ja töötajate raport, kõik juhatuse liikme raportid toovad siis need näitajad kõikide tema firmade peale kokku. Ehk siis Rait Alliku kõigi 22 ettevõtte peale kokku on tal 111 töötajat ja keskmine palk 1476 eurot. Üks töötaja teenib kasumit või käivet talle umbes 260 000 ja kasumit 17 000. Siin allpool on siis võimalik tutvuda nende erinevate näitajatega kvartaalselt, et iga kord siis need ettevõtted muutuvad, kui ta oli juhatuses või ei olnud juhatuses, et vastavalt sellele. Ja allpool siis ka tulemuste analüüsid ilusasti võimalik vaadata, et millised ettevõtted on, kui palju tööjõumakse seal makstakse, palju seal töötajad palgal on ja mis see kasum siis töötaja kohta on. Siis edasi on siis juhatuse liikme finantsid. Et Rait Alliku kõigi 22 ettevõtte peale kokku on prognooskäive 28 miljonit. Kogu kasumid ja nii edasi 1 euro kohustuste katteks varasid. Nüüd on siin siis ettevõtete kvartaalsed näitajad, et võimalik kvartalite kaupad ilusasti tagasi vaadata. Kõik need firmad siin, nende käibed ja tootlikkused töötajate arvud ning ka makstud maksud ja hinnangulised palgad. Ja lõpuks siis ka majandusnäitajad ja prognoos. Et väga hea koht, kus siis vaadata, et kui palju selle juhatuse liikme kõik ettevõtted üldse käivet teevad, kas nad on kasumis või kahjumis. Et on siin siis võimalik vaadata ka eelnevaid aastaid. Et väga-väga mugav vaadata üle kõik juhatuse liikme siis näitajad. Ja Rait Alliku kasusaaja ehk lõplik kasusaaja, et kuidas tema siis varade netoväärtus kujuneb
ja milline on siis tema ettevõtete väärtus tulumeetodil. Kõik osalused, põhivarad, bilansimahud, osaluse protsentidega ja nii edasi. Et juhatuse liikme finantsid on siis see, kus saab kätte juhatuse liikme kõik seotud ettevõtted ja nende majandusnäitajad. Kohustused toob siis kokku juhatuse liikme kõikide ettevõtete võlad ühes vaates. Et siin Venemaa maksuvõlad 28 000. Ettevõtted käivad teevad kokku 8 miljonit, makse maksab nende pealt 800 000. Ja siin siis on võlasaldo. Ehk siis on näha, et Ritsu Lõõghome siis on võlgnas 23 000 ja Metsmargis 4900 eurot. Tema juhtimise ajast on jäänud ka Linnaküla maja tehasesse üles 98 000 eurot, mis on tänaseni tasumata. Ja siin on siis võlanõudid kokku, näha jällegi käibed, tasutud maksud. Ja siin siis ka võlgade jaotusliigiti, et siin me näeme ära, et need 2 nõuet, mis maksuametile olid, need on siis ilusasti maksegraafikus. Ja siin on näha, kas ta siis aruandekohustusi ja deklaratsioone täidab, et nendes aktiivsetes ettevõtetes on kõik ilusti korras. Et selja taha jäänud ettevõtetes on mõningaid probleeme esinenud, aga tänaste ettevõtetega on kõik hästi. Nüüd võrgustikud, et esimene siis, kui võrgustike lehele klikime, tuleb äriseosed, et siin on siis võimalik vaadata. Siin on ka mõned ühendatud ettevõtetega ja kui muidu milleskist aru ei saa siin väga sigri-migri, siis saab ajaloolise seose välja lülitada. Kasusaajad siis samamoodi on näha sellise võrgustiku moodulina, et Rait Alliku kasusaaja, millest tema varad koosnevad. Et on võimalik siis siin neid nihutada oma vahelemad. Ja tulekul siis need ülejäänud võrgustike moodulid ka. Nüüd koondraport on siin nurgas, et nii nagu ettevõtte osas on ka juhatuse liikme osas võimalik siis võtta koondraport. Ja kui te siia peale klikite, siis avaneb selline võimalus neid mooduleid lahti teha ja kinni panna. Ja kui te panete print nupu peale, siis tuleb teile võimalus need raportid ilusasti printida kas siis välja või siis PDF-i näiteks. Ja saata siis, miks mitte oma kolleegidele ülevaatamiseks, et võta vaata, millised on ja Rait Alliku finantsnäitajad. Ja panete siit alt print ja on võimalik siis PDF-i näiteks salvestada. Ehk siis kokkuvõttes juhatuse liikme raportid annavad koondi kõikidest temaga seotud ettevõtetest. Nii töötajate mõistes, nii finantside kui kohustuste mõistes ja loomulikult ka juhi CV, mis näitab ära siis kogu selle kronoloogia, et kus ta siis on olnud, kus ta täna on ja milline on tema kui juhatuse liikme krediidiskoor ja riskiklass. Tänan!